Kuna kuulujutud tehingust IRGC-ga jätkuvad, tuleb Iraan pärast mitmekuulist digivaikust taas internetti. Mida te kohe näete, on videod, mis salvestati interneti katkestuse ajal. See oli pikim katkestus kaasaegses ajaloos. Hetked, mis jäid seni maailmane varjatuks. Nii et kindlasti oli seal mõningaid häirivaid kaadreid. Samuti oli seal inspireerivaid hetki, kuid pole kahtlustki, et need kaadrid, mida me päris ajas näha ei saanud, on üsna karmid, nagu me ka arvasime. Nii et Kans, alustame sinust. Kuidas sa sellele kõigele reageerid? Internetiühendus on vähemalt osaliselt taastunud ning oleme näinud kaadreid 7., 8. ja 9. oktoobri protestidest. Ja, mul tekib mõned mõtted, kui ma neid stseene näen. Kõigepealt peame meeles pidama, et interneti olukord polnud ka enne seda eriti hea. Nad teavad ostma VPN, mis on väga kallid. Aga tead, nad kõik teevad seda ikkagi. See on nagu sigarettide ebaseaduslik ostmine. See ongi see, mida see tähendab. Ja teiseks peame meeles pidama, et kuigi internet tuleb tagasi, ei tule 50 000 minu venda ja õde enam kunagi tagasi. Ja me oleme näinud nii palju kaadreid inimestest täpselt nagu see viimane. Nad lihtsalt tapetakse tänavatel selle eest, et nad nõuavad vabadust. Ja see on nii võimas ja nii inspireeriv. Ja mis mulle kõige rohkem haiget teeb, on see, et need inimesed kaotasid oma elu vabadust küsides. Ja maailm õigustab režiimi, mis selliseid asju teeb. Ja see on seesama režiim, mille suhtes peame olema teadlikud, et nad vallutavad ja tungivad tõesti meie laste ühiskonna tuuma nii läänes kui igal pool mujal. Ja kui me hüüame Vaba Palestiina ja intifada, siis just selline intifada välja näebki. Tsiviilisikute vastu minemine, kes nõuavad vabadust, kes soovivad lihtsalt igapäevast elu, see teeb nii haiget. Mu hing põleb, ma ei suuda seda vaadata, ma ei suuda seda näha ja inimesed peavad varsti ärkama. See on tõesti vastik. Ma mõtlen, kui näha neid inimesi, seda tüüpi inimesi, kes on eitanud, et režiim tappis tuhandeid iraanlasi. Teate, inimesed, kes korrutavad seda jaburat väidet, et ainult 3000 tapeti, mida režiim ise väidab, justkui see oleks normaalne. Me lihtsalt tapsime 3000. Kuidas see saab olla normaalne? Ja mis mind kõige rohkem häirib kogu selle praegu toimu juures, on see, et sul on täiesti õigus. Rahvusvaheline kogukond toetab režiimi, mis neid kuritegusid toime paneb. Ma mõtlen, kui palju laske me kuulsime. Tänaval protestivate tsiviilisikute pihta tulistatakse jahipüssidest. Neil ei olnud relvi, neil ei olnud püsse. See on šokeeriv. Aga kuidas me unustame, et vabadus tuleb hinnaga? Ja kui tsiviilisikud peavad ütlema, ma olen valmis oma elu kaotama teistsuguse homse nimel, sest me ei saa enam nii jätkata. Ja ma vaatan lääne inimesi ja seda, kui enesest mõistetavana nad seda võtavad, sest neil on olnud inimesi, kes on nende eest eesliinil võidelnud ja teevad seda siiani. Ja nad ei tea isegi seda, et see kaitsekilp, mida Iisrael kehastab, on see, mida iraanlased paluvad. Nad ütlevad, aitäh, et seisate meiega. Me teame, mida te teete. Te mõistate, mida me oleme kogu selle aja läbi elanud. Seda lääne inimesele selgitada on peaaegu nagu anda taimetoitlasest lapsele steiki. Nad ei seedi seda eriti hästi. Ja mingil hetkel peavad lapsed kas sellega harjuma või ütlema ei, aitäh. See on see, mida mina usun. Nii toimib minu keha.
ja see on ainus viis, kuidas mina maailma näen. Me peame jõudma sinnamaani, kus me muudame kultuuri ühe küsimusega. Mida oled sina valmis tegema, kui oled olukorras, kus sinu vabadus tõesti seatakse kahtluse alla ja sa pead selle eest võitlema? Sest enamik neist inimestest ei teeks seda. Nad on väga osavad lippude lehvitamises ja oma teerätikust kefijehtega ringi käimises ning teiste inimeste poolt ette antud sõnade ja tekstide kordamises, sest see on kõik, mida nad usuvad. Aga samamoodi nagu režiim teab, et need inimesed on kasulikud idioodid, ei jõua ka meie selleni, et näha teist poolt. Sest enamik inimesi on selles suletud mullis kinni. Nad on lõksus. See on isegi hullem, ma arvan. Et sa ütlesid, et nad ei võitle oma vabaduse eest. Nad ei arva, et nad väärivad vabadust, sest see valge süütunne ja kogu see mõte, et ma olen siin, sest keegi teine kannatas ja ma ei vääri seda. Ja seda on lääne inimestesse nii kaua sisendatud, et näiteks Rootsis on vägistamisstatistika nii kohutav, aga need on migrandid. Nad ei taha sellega tegeleda. Nad ei taha sellest rääkida. Nii et ongi okei ohverdada valgeid naisi, sest need vaesed mustanahalised või pruunid mehed, sul on õigus. Tüdrukud, teate küll, nad on seda kogenud. Nad on oma usust ilma jäetud. Nad tunnevad, et nad ei vääri vabadust. Nad alistuvad. Nad mitte ainult ei võitle, vaid nad alistuvad ja ütlevad, tule ja alluta mind, sest just nii on neid õpetatud tegema. See ongi sinu olukord. Noh tead, see on täpselt see, milles Käetsääd alati kirjutab. Enesehävituslik empaatia. Ma mõtlen, need 2 sõna kirjeldavad olukorda kõige paremini ja see on täiesti tõsi. Aga ma ütleksin, et ma läheksin isegi kaugemale kui enesehävituslik empaatia, sest see ei ole ainult enesehävituslik, see on ka, vabandust, aga kui me vaatame, mis toimub Iraaniga, siis see on ka tappev, loomulikult. Ma mõtlen, kui sa suudad vaadata neid kaadreid, kui sa näed, mis toimub, mida Islamivabariik on teinud, isegi kui unustada kogu ülejäänud piirkond, eks, isegi oma riigi enda kodanike suhtes. Ma mõtlen, kuidas sul üldse saavad olla mingid põhimõtted, kui sa toetad režiimi, mis teeb selliseid asju ja sa tead, et nad teevad seda uuesti. Lihtsalt nii ongi. Eriti kui inimesed nimetavad end humanitaarorganisatsioonideks ja räägivad abist, tead küll. Miks need organisatsioonid ei ole kõige valjemad häirekellalööjad, öeldes, et just sellele peaksime keskenduma? Ükskõik, mis poliitikute või Hormuzi väinaga toimub, me peame keskenduma inimeludele. Keegi ei räägi sellest osas, sest nad on nii režiim, ei, midagi muud toimub, seal on nafta, ei. Kas sa lähed sinna selle asemel, et vaadata järgmist flotilli, mis tuleb? Tead küll, millega iganes. Neil on kondoomid ja narkootikumid. On inimesi, kes on uhkusega valmis oma elu andma. Jah. Teistsuguse tuleviku nimel. Ei, nad ei saa. Ja see privileeg, mis lääne inimestel on mulle arusaamatu. Ma olen siiani 35-aastasena pärast seda, kui olen elanud USAs üle 18 aasta, ma ikka veel ei saa sellest aru. See on rohkem kui privileeg. See on rohkem kui privileeg. Nad tahavad kaost. Vaata, ma olin keskkonnakaitse juba enne, kui see oli pop ja siis jälle mitte pop. Aga kui sa vaatad rohelist Greenpeace'i näiteks, kui sa vaatad Greenpeace'i, lihtsalt vaata Greenpeace'i Instagrami, Greenpeace USA, Ühendkuningriik USA, nad räägivad Palestiinast, nad räägivad Iisraeli sõja keskkonnakahjust. Mitte midagi Iraanist, mitte midagi, mitte kellestki teisest. Palestiina teema on kõik muud teemad üle võtnud. Miks? Sest Palestiina teema on lihtsalt kaos. Mõte on tuua kaos lääne ühiskonda, läänele. Ja selle nimel nad võitlevadki. See on kilp. Palestiinlased on kilp, mis aitab liikuda kaose poole. See pole isegi ainult privileeg, sest privileeg tähendab, ma olen privilegeeritud, ma ei näe seda. Nad tahavad hävitada omaenda institutsioone ja riike, sest nad, nagu kommunistid, on otsustanud, et võimul olevad inimesed eksivad ja seetõttu on kaos parem kui ülesehitamine. Kas ma võin lihtsalt lisada, et on nii hullumeelne, et need inimesed ei saa aru, et need režiimid, need organisatsioonid, need inimesed, kes elavad nende all, ma nimetan neid valitsejateks, sest seda nad ongi. Nad lihtsalt valitsevad nende inimeste elu, kes nende all elavad. Nad panevad neid tegelikult hommikuti karjuma. Surm Ameerikale, surm Suurbritanniale, surm läänemaailmale. Vabandust, aga nad kutsuvad üles sind tapma ja sa ei näe seda. Mine lihtsalt korra sinna. Ma usun, et sa tahad olla õigel poolel, aga sa ei näe kogu tõde.
ja see on lihtsalt väga häiriv. kui nad ütlevad surm Ameerikale, siis see ei ole armastuskiri. Ei. Ma mõtlen, see ei ole mingi nali. ma hoian end tagasi. See on tõesti see, kuidas ma end tunnen. Siin pole mingit konteksti. Jah. Ja siis need samad inimesed tsiteerivad, tead küll, Maya Angeloud ja Oprah Winfrey'd. Kui keegi näitab sulle, kes ta on, usu teda. 2 sekundit hiljem, ela, armasta, naera. Hakkavad ütlema, ei, see pole üldse see, mida nad mõtlesid. Ja samad inimesed, vaata kui kiiresti propaganda töötab, eriti lääne inimestega. See väike klipp sellest lapsest pärast kõiki neid laske, kõigi nende vigastustega. Seda kanderaamil istuvat last kasutab tõenäoliselt Palestiina pool, sest nad kasutavad seda propagandana. see ei oleks esimene kord, kui me seda näeme. Noh, see on tõsi. Aga ma tahaksin natuke liikuda läbirääkimiste teema juurde, sest ma arvan, et kummalisel kombel on see seotud sellega, mida me just nägime. Minu seisukohast ei toeta ma mingisugust kokkulepet, sest ma ei usu, et seda ka tegelikult täidetakse, isegi kui nad nõustuksid kõigega, mida president Trump täna soovis. Mis siis edasi saab? Me ei saa seda režiimi usaldada. See ongi peamine probleem ja muidugi ükskõik milline kokkulepe, millest nad praegu räägivad, ei lahenda enamiku probleemidest. See puudutab ainult ühte tuumaprobleemi ja isegi see on, võib-olla, ma ei tea, eks näis. Ma olen nii pettunud presidendis ja tema administratsioonis, isegi mõnes tema ümber olevas inimeses, et nad üldse sellistele ideedele mõtlevad viisil, mis ausalt öeldes solvab Iraani rahvast. Mul on sellest tõesti kõrini. Ja et meil on president, kes justkui alustas kogu seda vestlust, öeldes Iraani rahvale, ärge lõpetage protestimist. Abi on teel, see on uskumatult, lausa kirjeldamatult julm. Ja kui sa ütled selliseid asju, aga ise ei astu samme, siis ma ei leia sõnu. Mul pole selle jaoks isegi sõnu. Mul on vastik, et see pole isegi päevakorras ja ma tean, et paar päeva tagasi ta jagas midagi selle kohta, kuidas meeleavaldajad tapeti ja nii edasi. Ja tead, ta on siin-seal mõne kommentaari teinud. Miks me kerjame raasukesi? Sadu, ei, 10 000 inimesi mõrvati paari päeva jooksul nende enda valitsuse poolt. Ja Ameerika Ühendriikide president, vaba maailma juht, ei saa midagi teha, sest kütusehinnad on liiga kõrged ja magatoetajad on rahulolematud. Kas sa teed nalja? Vabandust, ma hakkan siin monoloogi pidama. Aga see on okei. Lihtsalt. Aga Bellami, mis on sinu arvamus sellest, mis läbirääkimistel toimub? Esiteks, mind kasvatati nii, et terroristidega ei peeta läbirääkimisi. Kuidas me siis jõudsime selleni, et me kogu aeg räägime, et me istume läbirääkimiste laua taha? Me istume laua taha. Mis saab edasi? Nagu me põhimõtteliselt aanume neid, et nad tuleksid laua taha. Jah, aga kuidagi tulevad mängu ka mingid suvalised riigid. Nagu pärast Pakistani, mis järgmiseks? Mis järgmiseks? Ütle juust! See on nagu Pakistan oleks seda palunud. Nagu alates millal? Miks see meid huvitab? Õige. Nad ei oska isegi kriketit mängida, mida ma kogu aeg ütlen. Mitte, et see midagi muudaks, aga päeva lõpuks pole see riik isegi kaugeltki neutraalne, et sellist vestlust pidada. Kui ma tean, et mu naabrile ma ei meeldi, aga järgmine naaber on neutraalsem, siis on temaga lihtsam minna rääkima sellest, tead küll, tülitsemisest, mis meil on olnud. Ma lähen selle juurde, kes on neutraalsem, sest me jõuame neutraalsele pinnale. Miks ma peaksin minema riiki, kus ma tean, et nad on ühe osa vastu, aga siis nad ütlevad, me oleme seda taotlenud. Kes teie üldse olete? Tõsiselt, pärast seda, mis juhtus Katariga ja kõige muuga, on lihtsalt nii, et uksed avanevad inimestele, kes on terroristid. Mitte ainult poolehoidjad, vaid nad tähistavad terrorismi, kutsuvad sellele üles, vihkavad Iisraeli, vihkavad juute ja vihkavad läänt. Aga palun, me tahaksime taotleda, et see vestlus jätkuks. Millist vestlust? See on see, mida me tahame. See on see, mis peab juhtuma. Kui see ei saa juhtuda, siis ei toimu enam midagi. Sõda jätkub. Relvarahu ei tähenda midagi. See on praegu lihtsalt rumal sõna. Mida tähendab relvarahu? See on väljamõeldud termin, mida Donald Trump on kasutanud selleks, et sundida Ameerika liitlasi lõpetama agressiivsed sõjalised rünnakud. Põhimõtteliselt ongi see selle tähenduseks saanud. Ma võin tunnistada, et tema kavatsus võib olla hea. Ma võin tunnistada, et ta on Iisraeli jaoks teinud väga suuri asju. Aga kokkuvõttes pole Hamas relvitustatud. Hezbollah pole relvitustatud. Islami vabariik seisab endiselt. Tegelikult on kontroll IRGC käes. Iraani rahvale pole midagi tehtud, et neid aidata. Nii et mis siis oli kogu nende vaherahude mõte?
ma mõtlen, mis on siin eesmärk? Ainus asi, mis minu arvates võib-olla malelaual muutunud on, kui seda nii vaadata, on see, et sellest, mida me kuuleme, teevad AÜE ja Iisrael tegelikult palju olulisemal viisil koostööd, korraldavad koos õhurünnakuid ja seda ka AÜE-st. Kui ma mängin kuradi advokaati, nagu ma ütlesin, siis kui vaherahu tingimused, kokkulepe või mis iganes võimaldaksid teistel asjadel malelaual muutuda nii, et see tekitaks survet muul moel, siis ma olen nõus, et vähem inimesi sureb ja vähem rakette lendab. Ma mõtlen, meil on käed tööd täis Liibanonis. Meie sõdurid, iga päev matab keegi oma last. Nii et see on väga, Iisraeli vaatenurgast on hea, kui rohkem inimesi ei sure. Ma tõesti tahan, et Iraani rahvas oleks vaba. Ma arvan, et see on nii ja nende piltide vaatamine on täiesti südantlõhestav. See toob meelde 7. oktoobri, see toob meelde holokausti. Seda on väga raske vaadata. Ja teades, et infovõitlus peetakse piltide kaudu, sellepärast režiim interneti sulgeski. Keegi ei pea imestama, miks seda tehti. Gaza saab kaastunnet, sest Gazast on pilte. Meie ei jaga oma surnuid. Me pole seda kunagi teinud. See oli pidev vaidlus aktivistidega. Kas peaksime seda tegema või mitte? Üldiselt me Iisraelis seda ei tee ja juudi rahvas üldiselt ka mitte. Aga inimesed võidavad propaganda ja infosõdu visuaalidega. Sellepärast see suleti. Nii et kui kokkulepe tegelikult võimaldab, tead küll, nagu nemad relvastuvad uuesti ja varuvad vaherahu ajal, siis kui meie suudaksime end kokku võtta ja õigesti tegutseda, siis ma tõesti mõtlen, kas me võiksime olla targad ja seda aega samuti kasutada. Ära seda pane, vabandan. Järjekordne nurjunud vaherahu, ajutine vaherahu. Ja kahjuks arvan ma, et olenemata sellest, kas keegi kuulab minu arvamust või sinu arvamust, lõpeb see lõpuks ikkagi samamoodi. Me tuleme mingil hetkel tagasi, jah? Nõus, jah. Kui sa vaatad tagasi JCPOA-le ja kõigele sellele, siis näed, et režiim ei pea kunagi oma sõna. Nad ei tee seda kunagi, see on nagu teeksid diili kuradiga. Arvad, et kurat ei hakka sinuga trikke tegema, palun. Nad saavad lihtsalt natuke rohkem aega ja siis teevad nad midagi uut. Nad alustavad uut terrorirünnakut või loovad uue organisatsiooni ja jätkavad Hezbollah rahastamist. Miks sa arvad, et nad püüavad saavutada relvarahu Iisraeli kaitseväe ja Hezbollah vahel? Sellepärast nad tahavad jätkata. Ja. Nad ei püüa elusid päästa. Neid ei huvita nende enda rahvas, neid ei huvita Lähis-Ida, neid ei huvita Trump, neid ei huvita mitte miski peale oma ideoloogia. Ja see võidabki, see ongi kõik. Sellepärast ma ütlesingi, et tegelikult pole vahet, isegi kui nad tuleksid USA läbirääkijate juurde ja ütleksid, et olgu, me nõustume kõigega. Okei, aga mis siis edasi? Nad ju ei tee seda, sest täpselt nii on nad varemgi käitunud. Miks me siis seda jälle teeme? Aga ma tahaksin siiski, meil on klipp Donald Trumpist, kus ta räägib selle kokkuleppe edenemisest või sellest, mida ta nimetab kokkuleppe edenemiseks. Vaatame seda. Milline näeb sinu jaoks hea kokkuleppe välja? Esiteks, ükski kokkulepe pole piisavalt hea, sest meedia kajastab seda. Ja me teeme suurepärast kokkulepet. Me teeme suurepärase kokkuleppe. Vastasel juhul läheme lihtsalt tagasi ja lõpetame selle sõjaliselt. Aga nii läheks see kiiremini. See on ilmselt inimlikust vaatenurgast parem. Selles on ka midagi head. Tead, see päästaks palju elusid. Olenemata sellest, kas see on teine pool või mitte, päästad palju elusid. Aga me oleme väga hea kokkuleppe lähedal ja kui me suudame selle hästi teha, muidu alustame lihtsalt sõjaministeeriumiga, nagu me seda nimetame. Ma eelistaksin kokkulepet, sest siis saame väina kohe pärast allkirjastamist avada. Ainus garantii, mis mul peab olema, on see, et tuumarelvi ei tule. Nad on sellega nõustunud ja see oli väga huvitav. Nad alguses ütlesid nad, et me ei arenda tuumarelva. Ma küsisin, aga mis saab siis, kui te ostate tuumarelva? Nüüd ütleb see, et me ei arenda ega osta mingil moel sõjalist relva. See on suur erinevus. Ta on endale nii uhke. Ma tabasin nad, sest nad ütlesid, et nad ka ei osta seda. Nagu mis? Ja kogu see arutelu selle üle, et neile raha vabastada. Valge Maja üritas väita, et see pole Ameerika Ühendriikidest, et see on nende raha. Nagu see oleks nende raha, mida keegi teine hoiab. Ja siis inimesed said selle peale pahaseks. Siis ütles Valge Maja, et ei, me ei tee seda ka. Katar laenab neile raha ja kui nad käituvad korralikult, siis me vabastame selle raha. Vabandust. Me räägime summast, mis on 2 korda suurem kui varem Islamivabariigile vabastatud raha. Ja mida nad sellega tegid? Just nii. 7. oktoober. Rääkimata kõigist teistest Lähis-Ida sõdadest, mille nad on algatanud. Nii et see mõte, et sellele režiimile raha andmisega ei kaasne materiaalset kahju ega inimohvreid, on hullumeelne. Ma mõtlen, isegi kui kuulen teda ütlemas, et see läheb maksma vähem inimelusid. Kelle jaoks?
võib-olla vähem IRGC ametnike, aga mitte Iraani rahvale ja pikaajaliselt mitte kellelegi Lähis-Idas. ma lihtsalt soovin, et ta juba tegutseks, aga ma ei ütle seda kergekäeliselt. Nagu ma olen maininud, nagu ma ka eelmisel korral ütlesin, see on tema pärand. Sa oled seda piisavalt kaua tahtnud, sa oled sellest jutlustanud, sa oled juba algusest peale oma toetajate vastu läinud. Tead küll, kui ta tegelikult sellesse sõtta läks. Lihtsalt lõpeta töö ära. Ja ma tõesti enam ei suuda seda juttu ajada, et jah, ma saan aru, meil ei ole piisavalt infot selle kohta, mis toimub luureandmete ja kõige muu osas. Aga mingil hetkel, härra, ma lihtsalt vajan tulemusi. Mitte selle järgi, kuidas sind mäletama hakatakse, sest sa püüad meeldida nii oma toetajatele kui ka nendele, kes on toetajate vastu ja isegi neile, kes ei kuulu üldse sellesse USA poliitilisse spektrisse. Tee, mis vaja, sest sind vihatakse niikuinii. Iisraeli või juudina elamise reegel number 1. Teed, mis teed, ikka oled süüdi. Nii et lihtsalt tee, mis vaja. Ja, nii et Khan, mida ütlevad iraanlased, kellega sa räägid selle kohta? Kõik, kellega mina olen rääkinud, on maruvihased. Räägi mulle sellest. Nii et iraanlased ja kõik teised arvavad, et mul on sidemed Mossadi ja valitsusega. Aga kuule, sa saad sellest valesti aru. ma olen lihtsalt näitlejanna, kes lihtsalt teeb oma asja. Aga tõesti, nad tahavad, et me räägiksime edasi, sest nad teavad, et kui nad ise rohkem räägivad, kui nad praegu teevad, võivad nad saada tapetud. Neile võid määrata surmanuhtluse. Ja isegi kui sulle ei määrata surmanuhtlust, siis nendes vanglates sa lihtsalt sured seal. Kui oled naine, siis surm on palju parem kui see, mida sa seal läbi elad. See tekitab palju viha, see tekitab palju pettumust. Ja seal on nagu õrnad lootuse kõlad. Mida ma tunnen, nagu oleks lootust, et Trump ei sõlmi seda kokkulepet. Nad ei tee temaga midagi. Nad usuvad, et Trump, Netanyahu ja kõik teised asjaosalised on nagu ärimehed. Nii et nad teavad, mida nad teevad. Loodan küll. Aga minu meelest on see liiga optimistlik. Ja mind tuntakse kui optimisti. Olgu. Aga ma lihtsalt tõesti loodan, et iraanlased saavad vabaduse, mida nad väärivad. Sest nad hüüdsid vabaduse järele ja soovisid, et Pahlavi tagasi tuleks. Aga keegi ei võta nende juhti nii tõsiselt, kui nad tahaksid. Ja ma olen nagu, keda te siis kuulate? Jah, see on hullumeelne. Aga tead, meil on kogu see Trumpi dünaamika, millest ma hakkasin rääkima ja see teebki mulle siin muret, sest minu arvates on Iraan kõige pakilisem probleem. Jah. Aga kogu selles piirkonnas see viis, kuidas lääs, me ei ütle konkreetselt Trump, aga lääs on surunud Iisraeli sellisesse olukorda, kus nad peavad nõustuma relvarahudega, kui neid üldse saab relvarahudeks nimetada. Ja piirates tead, lõigates Iisraelil jaadalt, samal ajal tagades terroriorganisatsioonidele sõna otseses mõttes ellujäämise. Ma ei saa aru, miks keegi peab seda tugevaks poliitikaks. See on erakordselt nõrk. Ma mõtlen, see on naeruväärne. Donald Trump pidas pärast Gaza relvarahu pressikonverentsi, väites, et ta lahendas tuhandete aastate pikkuse konflikti. Nagu, mis mõttes? Hamas ei ole relvi maha pannud. Nad lükkasid teie relvarahu ettepaneku kategooriliselt tagasi, kuigi te nõudsite, et nad selle vastu võtaksid. Ja siis lähete meediasse ning väidate, et meedia valetab, kui nad sellele tähelepanu juhivad. Ma olen esimene, kes tunnistab, et Trumpi vastane hullus on täiesti olemas. See on 100% olemas ja seda on meedias palju. Aga kui inimesed kritiseerivad sind sellepärast, et sa tegelikult eksid ja sa ei ole saavutanud neid asju, mida väidad end olevat saavutanud ning inimesed surevad selle tagajärjel, siis on siin probleem. Siin on suur probleem. Aga ma tahan jõuda meie lurjuste ja kangelasteni, sest ma tean, et meil on täna palju lugusid jagada. Tundub, et lurjustest ja kangelastest ei tule kunagi puudust. Shoshana, alustame sinust. Ma tean, et sul on sel nädalal meie jaoks midagi erilist. Esiteks ma esindan ka Floori, kes täna siin ei ole. Minu selle nädala tõbras on mitte üllatuslikult Mamdani, New Yorgi linnapea. See on esimene kord Iisraeli päevaparaadi ajaloos, kui New Yorgi linnapea ei marssinud ega osalenud paraadil. Ja tead, ma tahan midagi öelda. Sul võivad olla oma poliitilised arvamused ja seisukohad erinevate asjade suhtes üksikisikuna. Aga kui sa oled avaliku elu tegelane ja peaksid olema kõigi linnapea, siis nõuab tohutut jultumust, et mitte ilmuda Iisraeli päeva paraadile.
sul võivad olla poliitilised erimeelsused Iisraeliga. sa võid öelda, et sa ei nõustu sellega, mida nad teevad, aga mitte kohale ilmuda. Ausalt öeldes tahaksin praegu kasutada mitmeid New Yorgi väljendeid. New York on imeline linn ja olles üles kasvanud New Jersey's, oli see nagu minu tagaaed. Ma olen... Vaata, ausalt öeldes rääkisin ma eile inimestega New Yorgis ja nad olid laastatud. Nad peavad läbima kontrollpunkte. Helikopterid tiirutavad paraadi kohal. See pole kunagi nii olnud. Ma olen käinud paljudel paraadidel New Yorgis. See on olnud lõbus. Itaallased ja kõik teised on väljas ja kõik naudivad. Kõik tähistavad kellegi teise pärandit ja kellegi teise, tead küll, uhkustunnet. Ja sel aastal oli olukord selline, et juudid tundsid, nagu oleks see juudi hiilguse lõpp ning hea ja turvaline tunne New Yorgis. Ja ma annan sõna Fleurile, sest ma tean, et ta oli koha peal, aga ma tahan lihtsalt öelda, et see on midagi, millele inimesed peaksid tähelepanu pöörama, kui nad vaatavad, kuidas me siia jõudsime. See on väga suur verstapost, aga vaatame, mida Fleur ütleb. Siin me oleme märtsikuus Iisraeli paraadil vihmases New Yorgis. Ja uskumatu osav, et kuberner ja kõik kõrged poliitikud olid kohal. Välja arvatud Mamdani. Aga kes teda ikka vajab? Mida ma oskan öelda? Ma mõtlen, tead, Marge, kes on selle nädala tõbras? See on hea. Kes on sinu selle nädala tõbras? Oh jumal, kui palju neid on. Noh, kindlasti peab see olema Mamdani, Tonni, kes kannab New Yorgi särki ja üks itaallasest tõbras, kes on linnapea. See peapartei linnapea, kellest sa oled kogu aeg oma imelises saates rääkinud. Ta ei ole meie paraadil ja me ei vaja teda. Keda see üldse huvitab? Ja mul on üks lihtne küsimus. Kes on selle nädala tõbras, Mark? See on nii lihtne. Tule nüüd. Sa tahad seda ühte sõna. Mees Tobu. See tüüp on asja nii keeruliseks teinud. Vau, ma ei tea. Pärast seda on raske lurjustega võistelda. Ma arvan, et see on suurepärane. Jah, tead küll. Te tunnete, et me peame ühinema. Kellegagi. Kas me võime kangelaste juurde minna? Jah, selle eest võtsid sa tõesti krooni endale. Ja kes on sinu tõbras? Minu tõbras on maailmas suurim ja parim organisatsioon, mida tuntakse Ühinenud Rahvaste organisatsioonina. Nii moraalne. Ma tean. Vaatame, mida neil sel nädalal öelda oli. 2 uut riiklikku toimijat on nimekirjas. Esiteks Iisraeli relvajõud ja julgeolekujõud, nimelt Iisraeli kaitsevägi, Iisraeli vanglateenistus, sealhulgas Keteri eriüksus ning politsei terrorismivastane üksus Yamam on nimekirjas usaldusväärse teabe alusel, mis viitab jätkuvatele vägistamise ja muude seksuaalvägivalla vormide juhtumitele, kusjuures sel aastal on kinnitatud juhtumite arv kasvanud. Minu büroo ülesanne ei ole midagi kontrollida. Kas teil oli juurdepääs tõenditele, mida selles aruandes mainitakse? Mul ei ole juurdepääsu. Ma mõtlen, et teave on kontrollitud väga põhjaliku kontrolli ja dokumenteerimise metoodikaga. Mina olen vastuvõtja, ma kogun selle teabe kokku ja esitan selle peasekretärile. Õige. Ma lihtsalt mõtlesin, kas olete seda oma silmaga näinud. Ei, sest see ei ole minu töö. Ja isegi kogu koostöö jooksul alalise esindusega tegin ma selgeks, et ma ei külasta kinnipidamisasutusi, isegi kui nad seda pakuvad. Mul tekib probleem, kui on vastuolusid, kui keegi toob esile ühe väikese asja. Kui sa oled kõik need asjad teinud ja öelnud, mitte ainult statistiliselt, vaid sa tead, et numbrid on olemas ja see on tõsi. Ja me ütleme, et see toimub Iisraeli ja juutide tõttu, aga peamiselt sellepärast, mida Iisrael on teinud. Ja küsimus on, kas sa oled üldse mitte ainult seda vaadanud, vaid suutnud ka hinnata, et kui ma midagi loen ja mõtlen, okei, ma usun seda ja teist. Aga kui ma küsin selle kohta, ilma selleta, kas sa saad mulle otse vastata, see on sinu töö. See käib sinu ameti kaudu. Kuidas sa julged öelda, et see pole tegelikult minu töö? Kuna nad siit selle sinu osakonnale, kas see pole siis ikkagi sinu osakonna ülesanne midagi kontrollida? Sa oled ajakirjanik. Kui sa ütled midagi valesti ja seda pole üle kontrollitud, kuidas see siis sinu süü on? See on 100% minu süü. Tuleb vabandust paluda. Aga ei, ilmselt Ühinenud Rahvaste organisatsiooni sõnul see ei ole tegelikult nende vastutus. Kui see jõuab nendeni, võib-olla öeldakse hiljem midagi.
Mulle jõudis kohale, et me võisime millestki eksida. Tal oli üks hetk, kus ta oleks saanud vastata, aga loomulikult on Iisraeli demoniseerimine kõige tähtsam ja just sellele nad vastu astuvadki. Ja kuidas sa julged arvata, et on üldse mõistlik esitada nii suuri süüdistusi kõige muu kõrval, mida sa oled öelnud ja samal ajal ei saadeta isegi abi Gazasse? On olnud nii palju erinevaid rikkumisi. Aga tema arvates on tal üleolek, kuna ta istub seal, kus ta on, organisatsioonis, mis on tegelikult inimkonda aastakümneid alt vedanud, sest sellel pole mingit pistmist sellega, et aidata sind. Proovi küsida Aafrika lapselt, kellel on kwashiorkor ja kelle näol istub kärbes, mis muide pole palgatud näitleja, kuhu on läinud kogu see raha, mida on aastakümneid ja aastakümneid annetatud. Need lapsed on endiselt laagrites, neid lapsi tapetakse endiselt, need pered rebitakse endiselt lahku. Räägime Boko Haramist, neid on nii palju. Erinevaid asju, mida nad on teinud. Aga just sel hetkel Iisraeli tõttu otsustas ta ise öelda, et see pole tegelikult minu töö. Info on ju olemas. Nii alatu. Ei, ka ÜRO pööras meile, naistele selja. Lapsena, tüdrukuna ma sündisin Iraanis ja on nii palju tüdrukuid, kellel ei olnud õnne saada võimalust teise riiki lahkuda. Mul oli see õnn, see tulevik, mis mul siin Iisraelis olla võiks. Ja mul oligi see... Ja iga kord, kui ma seda näen, vaatan seda ja ma olin 15-aastane, kui ma unistasin sellest laval olemisest. Rääkides Iraani tüdrukutest ja sellest, kuidas 9-aastased tüdrukud abielluvad. Ja neid tegelikult müüakse meestele, kes on umbes 60-aastased. Aga see on nii valus ja see muutus veelgi valusamaks pärast 7. oktoobrit, kui ma ootasin 2 aastat, et ÜRO ilmuks ja ütleks, et hei, midagi juhtus seal Iisraelis 7. oktoobril. Nad ütlesid, et meil pole tõendeid. Tõendid? Oota, anna mulle sellest teada. Me ütleme sulle midagi. Me ei näe seda. Me ei näe tõendeid. Ray Charles, jah. Ray Charles. Ei. Ja siis nad tegid Iraani nagu IRGC naiste nõukogu juhiks või mis iganes. Ja nüüd nad teevad seda jälle muide. Alles eile nimetati nad ÜRO-sse teisele ametikohale. Uskumatu, tõesti. Ma ei saa aru. Ma ei tea, ma olen nagu... Vabandust. Ei. Sa oled tõbras. Väga hea. See on hea vastus. Ja sellega seoses? Ei, nii et sellega seoses ütlen bonjour Jean-Noël Barrele, Prantsusmaa Euroopa ja välisasjade ministrile. Ja ta teatas just, et Prantsusmaa kavatseb võtta meetmeid seoses väidetava Gaza flotilli Prantsuse aktivistide väärkohtlemisega ja kõige muuga. Ja ta on nagu, ta ütles palju asju Iisraeli vastu ja sellest, kuidas me pole lahedad ja kuidas me pole okei. Aga las ma küsin sinult ühte asja. Kui paat tuleb sinu sõjasooni, mida sa teeksid? Kui need inimesed, kõik need inimesed lihtsalt kommenteerivad neid asju, siis las flotillid jõuavad Gazasse. Aga kui nad tapetakse või naised seal vägistatakse Hamasi terroristide poolt, siis kes oleks süüdi? Jälle Iisrael. Ja kui te korraldate neid flotille, siis ma tahan, et te teeksite ka väikseid gruppe, kes lähevad Ukrainasse ja aitavad Ukraina rahvast. Ma tahan näha, kuidas venelased käituvad, kui te ei. Ei, tehke samu liigutusi. Ei, tehke otse ja pikki samme. Mis on probleem? Ei. Tead mis? Mine. Saada need kuradima. See on hämmastav. Ja sul on safran, sul on giid, sul on tšai. Suurepärane, aga vanglad. Liik ja lagrits, olgu, mis iganes. Ma olen lihtsalt nii väsinud poliitikutest, kes üritavad end ülikonda ajada ja lihtsalt räägivad ilma, et nad mõistaksid tegelikku olukorda. Ja mul on sinust nii kahju, monsieur. See ongi kõik, ma lihtsalt... See on nagu... See on väga prantsusepärane. Järgmisel kuul saan ma 25 ja tunnen, et nagu oleksin 52. Hei. Noh, sa ei näe küll selline välja. Peatu. Kohe. Sa oled sina ise. Ma ei ole veel. Väga lähedal. Siin see tuleb. Väga lähedal. Nii et minu lurjus. Sel nädalal, kui me selle osa lurjuste vooru lõpetame. Minu lurjus on tegelikult seotud minu kangelasega, kellest ma kohe räägin. Aga minu lurjused on Cenk Uygur ja Hassan Piker, kellele just pandi Ühendkuningriiki sisenemiskeeld. Tegelikult täpsustuseks ma ei usu, et neid keelati. Ma arvan, et neile lihtsalt keelati sisenemine. Ma usun, et Hassani viisa lihtsalt tühistati. Ei, ta võib taotleda uut, aga ei ole seda teinud.
Samal ajal on nad oma haletsustuuril, vingudes, kuidas Iisraeli valitsus sundis Ühendkuningriigi valitsust neile sisenemise keelama, sest nad on Iisrael. Esiteks, mida iganes see ka ei tähendaks, ma pole päris kindel, aga las ma räägin mõnest asjast, mida Hassan Piker on teinud. Kui keegi arvab ekslikult, et tegemist on sõnavabaduse küsimusega, siis Hassan Piker on inimene, kes on avalikult kutsunud üles USA presidendi mõrvamisele. See on inimene, kes on avalikult öelnud, et ameeriklased väärivad 11. septembrit. See on inimene, kes on selgesõnaliselt ja korduvalt kutsunud üles poliitilisele vägivallale. Ta on toetanud United Healthcare'i tegevjuhi mõrvarit. Ta on seda sündmust kiitnud, seda õigustanud ja öelnud, et see on Ameerika rikaste poolt toime pandud sotsiaalse mõrva tagajärg. Kõik tema ideoloogias on radikaalne, džihadistlik, kommunistlik ja vägivalda toetav. Ja ta on nüüd saanud just kohtukutse USA justiitsministeeriumilt seoses võimalike sanktsioonide rikkumistega. Tema suhted Kuubaga, Kuubale minek, Kuuba külastamine ja nii edasi. Ta on täielik tõbras, kohutav ja vastik inimene, keda ei tohiks kuhugi lubada. Ausalt öeldes peaks ta vanglas olema ja Tšenk on tegelikult tema onu. Naljakas fakt. Ma arvan, et nad on kindlasti sugulased. Tšenk on vihane, higine jobu, kes arvab, et internetis inimeste peale karjumine on päris argument. Kogu tema ideoloogia viib lõpuks alati selleni, et moslemeid justkui kiusatakse taga, muidugi mitte araablasi, sest tema ise ei ole araablane. Ja tegelikult ei ole tal selle konflikti või probleemiga mingit sidet, aga ta on selle omaks võtnud, sest ta on moslem, seega peab kõik olema seotud moslemitega. Teda diskrimineeritakse, sest ta on moslem. Iisrael tegutseb Gazas, sest seal on moslemid. Iisrael on Liibanonis, sest seal on moslemid. Moslemid. Asi ei käi moslemite pärast. Kedagi ei huvita, et sa oled moslem, Tšenk. Iisraelis on 20% selle riigi elanikkonnast moslemid, täisõiguslikud kodanikud, kellel on võrdsed õigused. Sa oled lihtsalt vastik inimene, keda keegi tegelikult kuulata ei taha ja kes ei suuda esitada usaldusväärseid argumente. Nüüd, kui ma olen selgitanud, kes need inimesed tegelikult on ja asjaolu, et neile keelati sissepääs, tahan rõhutada, et põhjus, miks neile keelati sissepääs, ei ole tegelikult Iisrael ega midagi, mis oleks seotud Iisraeliga. Põhjused, mida me seni teame ja see info tuli just välja, nii et mul pole veel kõiki detaile, on seotud sellega, et Tšenk on teinud kommentaare, mis kas pisendavad või eitavad. Ma pole kindel kumb neist. Suurbritannia seksuaalse ärakasutamise jõugud, mis on kohutavad ja õõvastavad juhtumid noortest tüdrukutest vanuses umbes 10–17 aastat, keda Pakistani džihadistide rühmad grupiviisiliselt vägistasid, kes mõnel juhul uimastasid ja röövisid need tüdrukud ning hoidsid need erinevates majades, kus neid sisuliselt kupeldati teistele meestele. Jälgid stseenid, palju piinamist, mis kaasnes selle vägistamisega. Ja kuulda, kuidas keegi seda pisendab, sest moslemid on tegelikult sellises olukorras ohvrid. See on lihtsalt uskumatu. Kuule, oota. Ma tunnen muret paljude moslemite pärast Suurbritannias. Olgu, võib-olla ma usun sind, kui see tõesti on sinu mure. Aga oota korraks. Nad ütlevad sama asja Ameerika kohta, kuigi Ameerikas on vaevu üldse moslemeid. Nii saadki aru. See on propaganda, sest see ei ole tegelikult seotud faktidega, vaid uudiste sündmustega, mis on seotud Iisraeliga, alati kui Iisrael on uudistes negatiivses valguses. Sa näed, kuidas terve hulk inimesi ründab moslemeid Ühendkuningriigis, USAs ja mujal, justkui nemad oleksid tõeline probleem. Moslemitel läänes pole peaaegu üldse võimu. Iisraeli toetajatel on peaaegu piiramatu võim. Need on ilmsed faktid. Aga see ongi tegelik põhjus, miks talle sisenemine keelati, mis viib meid tegelikult meie nädala kangelaste juurde. See on naljakas, sest ta on tegelikult olnud minu lurjus ja ta on tõesti lurjus, aga selle teo eest on ta minu nädala kangelane. Shabana Mahmoud, kes on tuntud kui Iisraeli vastane aktivist, on olnud osa Vaba Palestiina liikumisest. Ta on osalenud protestidel, kus skandeeriti intifadat, ta on keeldunud seda hukka mõistmast. Mõnes mõttes ei ole ta hea inimene. Siiski oli tal selles küsimuses õigus. Olen kindel, et oli valitsuse teiste liikmete poolt suure surve all, kuid ta siiski tegi seda. Tema oli see, kes lõpuks ministrina selle otsuse tegi, tühistas need viisad ja keelas neil sisenemise ja selle eest saab ta väga ajutise nädala kangelase tiitli. Aga kogu see fiasko on lihtsalt nii nauditav vaadata sotsiaalmeedias, seda hüsteeriat, kuidas neid väidetavalt taga kiusatakse ja vaigistatakse. Mulle meeldib, kui inimesed ütlevad, et nende sõnavabadust rikutakse. Kui nad on X-is sadade tuhandete jälgijatega ja ainuüksi sellel postitusel on 500 000 vaatamist ning nad teenivad sellega raha. See on naljakas, kuidas see alati nii läheb, sest nüüd on ta äkitselt ohver.
ma mõtlen, kas see ongi see, kas me olemegi jõudnud sinnamaani, et elame maailmas, kus sa ei saa isegi öelda, mida sa tunned ja mida sa mõtled. Härra, ma sõna otseses mõttes vastasin talle Twitteris öeldes, mul on nii hea meel, et sa lõpuks võtsid selle treeningtunni nimega FAFOS. Noh, tead küll, aga ma ei soovita sun eluaegset liikmelisust võtta, sest see on hullem kui Ozempiku nägu, sest ta näeb kogu aeg haige välja ja tal on alati vaht suunurgas. Ja ma mõtlen alati tagasi sellele, mis juhtus Türgis, kui see mees, üks ministritest või midagi sellist ütles midagi tõeliselt jäledat Iisraeli vastu ja siis kukkus kohe kokku ning suri 3 päeva hiljem. Ma mõtlen lihtsalt, ole ettevaatlik igaks juhuks. Äkki vahutad ühel päeval liiga palju ja siis juhtubki see. Aga ma arvan, et see on ilus ja naljakas, lihtsalt poeetiline õiglus. See ei tulnud kelleltki, kes oleks isegi meie poole lähedal. See tuli Iisraeli ja juutide vaenlaselt, kes tegi seda sulle. Sul peaksid olema paremad sõbrad. Ja kogu see mõte sõnavabadusest on samuti naeruväärne, sest loomulikult polnud kellelgi neist midagi öelda selle kohta, et minu teada oli seal 12 või 13 erinevat esinejat, tead küll. Parempoolsete meeleavalduse korraldajatel keelati samuti Ühendkuningriiki sisenemine. See pole nende jaoks tegelikult midagi ebatavalist, nii et mõte, et neid kuidagi diskrimineeritakse Iisraeli pärast, on ikka päris jultunud. Aga jah, need olid minu selle nädala kaabakad ja kangelased, nii et Koonan, kes on sinu kangelane? Minu kangelane? Kuule, ma olin liiga erutatud. Ma olin nagu liiga nagu sinine kuu ja kõik see lihtsalt mõjub mulle. Ma olen ambur tõusumärgiga ja kõik see, nii et kuula, ma võtan seda rahulikult. Camille Fajas on minu kangelane ja mõnikord ei pea palju ütlema, aga ma seletan pikemalt. Lihtsalt vaata seda. Mul on oluline sõnum Ühendkuningriigi ja Birminghami juudi kogukonnale. Kui teid kunagi hirmutatakse selle lipu tõstmise pärast, kui teid kunagi hirmutatakse juudina olemise pärast, lihtsalt vaadake järgmist klippi sellest, kuidas iraanlased siin Birminghami tänavatel seisavad Iisraeli rahva eest. Vaatame klippi. Sa oled Iisraeli külge kinni jäänud. Iisrael on kogu sinu isiksus. Edasi, radikaalsest islamist ja Hamasest, jõest mereni, Iisrael saab vabaks. Ei, lahku! Jeruusalemmas elab 200 000 moslemit. Samal ajal räägivad Suurbritannias eksiteel olevad radikaalsed islamistid genotsiidist. Las ma selgitan seda genotsiidi, millest te räägite. Ja iga kord, kui Palestiina alustab sõda, mida nad ei suuda lõpetada, nimetatakse seda genotsiidiks. Mul tulevad pisarad silma seda vaadates, sest on olnud aegu, kus ma kartsin isegi öelda, et olen Iisraelist. Või rääkida taksos heebrea keeles. Kui ma elasin Madridis või reisisin Ühendkuningriiki või Pariisi. Ja lihtsalt nähes seda ning nähes, kuidas inimesed seal on ja kuidas nad toetavad iisraellasi. Ja Camille Fadl on aktivist ja ta on kommentaator ning ta astub väga jõuliselt äärmuslike islamistide vastu. Ja see on lihtsalt nii ilus näha, et ta on seal iga nädal Iisraeli lipp kõrgel käes. Kui ma tean, et Birminghamis ja mitmetes kohtades olid nagu ihukaitsjad igal pool, koolides sees. Isegi kui sa lähed toidupoodi, näiteks kosher toidupoodi, siis seal on igal pool turvamehed ja ta seisab seal lipp kõrgel käes ja see on miski, mis esindab paljusid iraanlasi üle kogu maailma. Kui me kartsime isegi heebrea keeles rääkida, isegi öelda, et oleme Iisraelist, siis nemad läksid välja Iisraeli lippudega ja toetasid meid. Pärast 7. oktoobrit, kui me tahtsime pantvangid koju tagasi, olid nemad seal oranžide õhupallide ja nende lippudega. Ja ma pean ütlema, see tekitab mul päriselt külmavärinaid. Aitäh sulle, mees! Vau, see on nii. See on nii imeline näha. Ma olen sinuga nõus, see on tõesti südant soojendav. On tõesti vähe inimesi, kes on valmis välja tulema ja ütlema, mis sul viga on, miks kõik on nagu idioodid. Ja see on tõesti südant soojendav. Ja ma pean ütlema, et ma pole mitte kunagi tahtnud olla mees. Aga meheks olemises on mingi turvalisus, mis võimaldab sul ka selliseid asju teha. Ma ei usu, et ma saaksin seda tänaval teha ja teada, et minuga ei juhtu midagi. Sest ma olen väga väike ja ma ei ole üheski võitluskunstis hästi treenitud. Aga kui näha meest, kes on tugev ja enesekindel ning ilmselgelt suudab mõne mehega hakkama saada, siis ma peidaksin end tema selja taha. Ma olen tulemas Oxfordi paari nädala pärast. Kõik jah, see on tõesti hea mõte. Ta on nii rumal. Sa peaksid tulema.
Melanie, kes on sinu nädala kangelane? Minu selle nädala kangelane on Spencer Pratt ja seda just täna Los Angelese linnapeavalimiste eelõhtul. Aga ka seoses kõige sellega, millest me just Mamdani kohta rääkisime, ma arvan, et see, mida ma selle mehe puhul olen näinud, ongi see, mille puhul ma tahan teda õnnitleda. Pole mingit konkreetset videot ega midagi, see ongi lihtsalt kõik need videod. Ei, ma tean, et Neid on nii palju, aga see pole ainult üks kindel asi, see pole üks kindel klipp, mis tõesti silma paistaks. Et ma ütleksin, et just see on see. See on see, kui järjekindel ta on olnud sellest ajast peale, kui ta ütles, et kandideerib linnapeaks ja ta viib selle lõpuni, olles keegi, kes tuleb meelelahutustööstusest, kes kaotas oma maja palisades ja tulekahjudes, aga tegelikult mõistab kohapeal olevaid inimesi. Ja ta ei karda öelda ei, see ei ole eluaseme probleem. Need on inimesed, kes on narkouimas ja selle asemel, et midagi ette võtta, nad võiksid minna kodutute varjupaika, hakata puhtaks saama ja nii edasi. Seal on olemas tugisüsteemid, aga nad lihtsalt otsustavad niimoodi edasi elada. Ja nende juhtidega, kes seal juba on, kui sa tahad neid juhtideks nimetada, ma mõtlen Karen, mul on sinust kahju, tüdruk, see on tõesti tema nimi. Tegelikult see ei ole tema päris nimi. Ja ta on kohutav. Ja ma nägin temast klippi ja see oli selline, tead, klounitsirkuse tüüpi transnaine kuskil, kes on mustanahaline kollaste juustega ja ütleb, jah, ema, sina oled see õige. Ja see ongi asi, kui kuuled ühte asja, näiteks transinimeste elud loevad. Äkitselt ütlevad inimesed, keda on hirmutatud ja kelle jaoks kõik taandub identiteedipoliitikale, et noh, tema hoolib meist. Kus ta siis oli, kui teie majad maha põlesid? Ta oli Aafrikas ja nautis seal väga rahulikku aega muide. Ja mida ta tegelikult teinud on? Mulle meeldib tema juures see, et temaga saab suhelda inimlikul tasandil. Ta ei ole poliitik. Ja Hollywoodi inimesed ütlevad, noh, Hanna Einbahn, miks ma peaksin üldse hääletama kellegi poolt, kes on meelelahutustööstuses? Miks ma peaksin? Esiteks, sa vihkad iseennast, nii et ära lase mul üldse alustada. Aga paljud Hollywoodi inimesed on tema vastu välja astunud. Ja siis on neid, kellelt sa poleks kunagi oodanud, et nad ütlevad, ei, nüüd aitab. Ja, küllalt on küllalt. Küllalt. Jah, ma mõtlen, LA on täielikult radikaal-vasakpoolsete, mitte lihtsalt vasakpoolsete käes, olgu. Radikaalne vasakpoolsus on seal olnud aastaid. Ma mõtlen, Gavin Newsom on täielik nali, nad on selle osariigi hävitanud ja ma olen pärit LA-st. See on minu jaoks väga ärritav, sest see on nii ilus osariik, seal on nii palju pakkuda ja seal on nii palju mitmekesisust ning nii palju häid asju. Ja nad on sõna otseses mõttes ülalt alla selle osariigi hävitanud. See on uskumatu, mida nad on teinud. Ma olen LA-s. 5 aastat hiljem läksin tagasi LA-d külastama ja ma ei tundnud seda ära. See oli täielik. See oli nagu kodutute apokalüpsis. Ja see kõik on tingitud valitsuse halvast juhtimisest. Nad ei oska eelarvet tasakaalus hoida. Nad ei oska pakkuda teenuseid, mille eest nad oma kodanikelt tohutult makse võtavad. Ma mõtlen, see, mis toimub, on uskumatu ja Karen Bass on täielik nali. Iga üks, kes tema poolt hääletab, pole sõna otseses mõttes enam ajuraka alles. Ma ei saa aru, kuidas saab olla demokraat ja hääletada Karen Bassi poolt? Kuidas? Sest mina ei mõista. Nii paljude inimeste jaoks, eriti nende jaoks, kes elavad eliidi mullis, töötab see nende kasuks, sest neid ei puuduta ükski neist probleemidest. Ja neid ei mõjuta see üldse. Ma olin Ameerikas mõned kuud tagasi, tegelikult mitte isegi mõned kuud, vaid mõned nädalad tagasi olin ma just Los Angeleses. Kui sa lahkud Beverly Hillsist, tundub peaaegu nagu lahkuksid sa täiesti teisest maailmast. Kui sa pole mingis mullis ja sõidad tegelikult mööda Los Angelest ringi, siis on see nagu narkouimas zombilinn. See on väga hirmutav. Kui hirmutav on see, et isegi kui kõik tahavad avatud piire ja kõik tahavad, et nende linn oleks varjupaigalinn, siis nad eelistavad seda teha kodanike arvelt ja jätavad nad sellisesse olukorda. Aga avatakse hotellid, kasutatakse psühhiaatri osakondi kodudena ebaseaduslikele sisserändajatele, kes tegelikult tekitavad rohkem probleeme ja on suuremaks koormaks sinu enda linnale ja rahvale kui see. Ma toetan täielikult Spencer Pratti ja mulle meeldib, et isegi seal, kus ta on ja kus ta seisab, ta ei ole poliitik ega midagi sellist. Ma loodan, et inimesed suudavad sind vastutusele võtta, kui sa saad linnapeaks. Edu, Spencer. Aitäh, aitäh, aitäh. Wow. Hästi, nii et Sana, kes on sinu kangelane? Viimasena, aga mitte vähem tähtsana. Minu kangelane on tegelikult ilus vastukaal kogu selle osa emalikule ja Donni teemale. Ja see on Jessica Tisch. Küsimus oli, kas sa tunned end turvaliselt seoses sellega, et sa paraadile ei ilmunud?
ja ta ütles, vaata, mida ta ütles. Politseikomissar, kas teil on mingeid muresid selle pärast, et linnapea ei olnud kohal haigete, politseinike ja õpilaste jaoks? Ei, see on linnapea otsus mitte marssida ja see on minu otsus uhkusega marssida. Ma mõtlen, mida sul veel öelda on. See on nagu, kas me tegime seda keskkoolis? Ta lihtsalt tegi sulle ära, sest sa näed lihtsalt välja nagu idioot, nagu tobu. Tema, sinu politseikomissar. Ta ütleb, et see on tema otsus mitte marssida. Ja see on minu otsus uhkusega kohal olla. Ja kõik, see ongi kõik, mis sul öelda on, sest see tähendabki uhkust selle üle, kes sa oled. See tähendab uhkust oma linna üle. See tähendab seista inimeste kõrval ja öelda, jah, ma jagan seda teiega. Ma jagan seda teiega, isegi kui ma ei nõustu kõigega. See tähendabki olla New Yorgi elanik. Saa tobu. Vabandust, see käib kangelase kohta. Jessica, aitäh, et oled minu kangelane. Aitäh, et ütlesid väga väheste sõnadega seda, mida me kõik tahaksime öelda Maam Tonile. Väga-väga hästi öeldud, mu daam. Ma arvan, et ta näitas selle kantsi ja pani sellele stiilselt punkti umbes nii. Nii. Parem kui mina. Ma ei kuulegi seda. Ta oli nagu kõik. Uhkusega. Ja kui ma seda nägin, mõtlesin ma, Mine kangelane. Aitäh, ta on kindlasti kangelane. Kindlasti kangelane sel nädalal. Ja siis Tonni on kindlasti tõbras meie kõigi jaoks. Täna oleme tõesti linnade lainel. Meil on Los Angeles, New York, Iraan. Loodetavasti töötavad kõik neist. Ja vau. Noh, sellega ongi selleks nädalaks saates The Quad kõik. Aga muidugi oleme tagasi järgmisel nädalal GNS TV-s, et tuua teieni taas värskeimat infot toimuvast. Ja loodame, et olukord paraneb nii Los Angeleses, Birminghamis, Iraanis, New Yorgis, kõigis neis kohtades. Kõikjal eelmainitud kohtades.